kogumispäevik. Tere kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna räägime, miks ja kuidas võiks oma rahaasjadega toimetada ja investeerida 50+ inimesed. Kui detsembris uurisin kogumispäeviku grupist, et keda võiks stuudiosse kutsuda ning mis teemadel võiks siin podcastis rääkida, siis sooviti kuulda just seda teemat ja soovitati kutsuda Tiina Põld, kes siis on 2 tütre ema, 3 poisi vanaema. Oma põhikohaga töötab ta riigiametnikuna. Lisaks sellele on ta ettevõtja ja koolitabki just sellel teemal, ehk siis rahatarkuse teemal 50+ inimestele. Ja tihti ta puudutab ka pärimise teemat. Nii et täna võtamegi fookuse sellele. Lisaks saab tema tegemisi jälgida siis Facebooki grupis Kuldsed sendid. Tere tulemast, Tiina! Tere! Räägi meie kuulajatele, mida sa igapäevaselt teed ja kuidas sa ise selle teemani üldse jõudsid? Mina igapäevaselt olen palgatöötaja, riigiametnik. Töötan Pärnu maakohtu maksekäsu osakonnas. Ma ei tea, palju sellega kursis ollakse, mõned kindlasti on, mõned ei tea sellest, kui ma olen öelnud. Ja mida see tähendab? See tähendab, et kiirmenetlus võlgnikega, et aitame agimenetlusi. Ehk siis puutud igapäevaselt tegelikult nende rahateemadega kokku. Just. Natuke on see mind ahendanud selleni, et rahatarkust pakkuda, aga tegelikult ma hakkasin ise rahatarkust ka omandama alles 50+ vanuses COVID-i ajal, kui kõik läks lukku, kõik koolitused, kõik läksid veebi. Ja seal ju, kui sa midagi kuskil juba leidsid, siis hakkas ju sulle pakkuma ja siis ma siis ahmisin kõik ja kõike. Ikka väga palju ma võtsin tasuta, ma võtsin tasulisi, ma võtsin kursuseid, töötubasid. Ma tõesti nagu hästi süvenesin ja lõpuks ma sain aru, et seda on liiga palju, et ma pean hakkama nagu tegema mingeid valikuid. Info oli ju enamus sama kõigil, aga ma pidin nagu leidma, mis on see minu, mis mind kõnetab ja milleks mina veel jõuan valmistuda või mida ma jõuan teha, et enda elu pensionias ka hästi elada. Ja tihtipeale nendel koolitustel ma tundsin ennast hästi vanana, sest ma ilmselt olingi üks vanemaid seal. Ma olin alati ilma pildita. Ma kunagi ei küsinud midagi. Tihtipeale ma ei saanud ka paljudest asjadest aru ja ma ei julgenud küsida. Ja siis ma mõtlesin, et miks ei võiks olla selliseid, et nagu minu vanusele ka selliseid koolitusi, eks ju, et olekski üheealised, neil on ühed ja samad mured ja siis nad julgevad ka küsida ja ennast rohkem avada. Ja sealt on tulnud mul mõte hakata siis pakkuma enda vanusele inimesele rahatarkuse koolitust ja näidata, et jõuab ka veel 50+ üht-teist teha. Lihtsalt kuulajatele infoks, et stuudios on väga kaunis naisterahvas, kellele kuidagi ei ütleta 50+ on, aga no see selleks. Küsin veel, et milliseid koolitusi sa täna teed? Täna mul on peamine koolitus on ikkagi rahatarkus, aga selle nimi on elutarkus ja planeerimine vanuses 50+. Ja see nimetus tuli sellest, et sotsiaalmeedia ei lubanud postitada. Ma ei tea, kuidas praegu on, aga mingi aeg vähemalt sa ei tohtinud teatud sõnu. Praegu on samamoodi, saad ploki peale, kui on ikkagi investeerimine sõna sees, siis võib saada ploki. Ja ma pidin olema leidlik. Tegelikult ma alguses tahtsingi teha rahatarkus 50+ koolitust, aga ma pidin selle ringi muutma, sain ka mina ploki, istusin 6 aega ilma postitusteta ja siis ma natuke piinasin ChatGPT-d ja siis ma leidsin, et äkki see on siis selline, mis peaks olema, andma nagu mingi informatsiooni, eks ju sellest. Ja mul on muidugi ka, kui ma mingit reklaami teen, siis ma seletan ka lahti, millest seal juttu tuleb nendel koolitustel. Ja sellest koolitusest sügisel ma alustasin novembris. Sõbrannadel oli septembris esimene testkoolitus ja siis novembris jätkasin nagu juba laiemale. Ja nendel koolitustel
hästi läks aktiivseks aruteluks, kui tuli pärimise teema jutuks. Ja siis sellest ma viisin ennast kurssi pärimise teemaga ja pakun ka seda koolitust. Ma ei anna seal koolitustel juriidilist nõu, aga ma räägin, millised on võimalused enda siis vara jagamiseks. Et kui keegi ei taha, et seaduse järgselt läheb, eks ju. Väga oluline teema ja kindlasti täna podcasti teises pooles me räägime ka natuke pärimisest, nii et keda see teema huvitab, jääge kuuldele. Aga küsin, kas sa teed ka teistele vanusegruppidele või pigem just? Mul on ikkagi see 50+, sest kui sul on ikkagi lastega pere, siis on need väljaminekud natuke teised, siis on see aja planeerimine natuke teine, et see 50+ on ikkagi, sul on juba lapsed suured, sul võib-olla ei ole enam ülalpeetavaid, võib-olla sa abistad kedagi, aga sul ei ole enam selliseid kohustusi, sa oled pigem enda päralt, võib-olla sul ei ole ka enam laene, et sul on võib-olla kodud makstud või minul ei olegi kodulaenu olnud, mina olen kunagi saanud selle korteri, seal ma elan, ei ole teda ostnud, müünud, vahetanud, eks ju, et võib-olla sellised asjad, et natukese on see elu teine, kui on ikkagi lastega peredel. Mulle tundub, et see on selline kuldne iga. Et kui me oleme teinud, siin tegime just finantstervise uuringut, et see 40 ja kuni 49 on just, mulle tundub kõige keerulisem aeg, just, et ühtepidi on sul võib-olla veel laenud, sul on lapsed suured, lähevad ülikooli ja vanemad siis, keda on vaja toetada, et aga jah, et see samm edasi, et need fookused on teised, et täpselt see pensioniiga on ju, ise just mõtlesin ka, et kui sa oled 50, siis võib öelda ju, et pool elu on veel ees. Just. See fookuse seadmine, et kui varem oli võib-olla pensionile 63, 64, siis täna see on kaugemale läinud, inimesed on tervemad, elavad kauem, ehk ja siis sa hakkad tajuma ka, et kuule, et ma vist ikka elan isegi pensioniani välja, et kui noored ütlevad, et nagunii ma ei ela sinnamaani ja ei tegele selle pensioni teemaga, et siis tekib see, et nüüd vist tuleb hakata mõtlema selle peale. Jaa, mina küll kavatsen elada ja ma kavatsen nautida ka seda pensioniga. Jah, ja eks seal on üks on see rahaline aspekt, teine on tõesti see tervise aspekt ja tervis on jällegi seotud rahaga ka, on ju. Just. Aga mis on need olulised punktid seoses siis rahaasjadega, millele 50+ inimesed siis esmajärjekorras peaksid mõtlema, võiksid mõelda? Minu arust kõige esmane on meelerahufond selles vanuses, et kui sa kaotad töö või su tervisega midagi juhtub või ei juhtu sinu tervisega, sinu lähedase tervisega, et sa oled sunnitud töölt eemale jääma, et kõik, mis nagu puudutab sinu töövõimet, et selleks sa peaksid olema ette valmistunud, sest 50+ ikkagi tööturul uut tööd leida, kindlasti leiab, aga võib-olla see ei käi nii kiiresti kui seal 30+, eks ju. Ja võib-olla see sissetulek pole nii kõrge. Ka seda, et sa võtad mingi töö vastu, aga sa ei saa võib-olla seda palka, mis sa enne said, eks. Sa võid olla väga hästi haritud ja kõrgelt haritud, aga kui sa ei saa enda erialale tööle ja sul on vaja tööd, siis sa pead ju midagi vastu võtma, aga mitte siis enam võib-olla selles ulatuses, mis sul oli. Aga kui suurt sellist raha tagavarra sina soovitad? No võiks olla vähemalt poole aasta väljaminekute siis ehk sinu kohustuste summa, eks ju. Jah, et kui me muidu ütleme 3 kuud, et noor tööjõuturul küll leiab kiirelt midagi uut, on ju, siis ma olen nõus, et just see, et sul oleks ka see valikuvabadus, et sa ei ole sunnitud kohe esimest kohta vastu võtma, on ju. Mis veel? Nii, et see puhver kõigepealt? Siis muidugi ikkagi mõelda läbi, millist pensionit iga sa soovid endale, et võiks natuke seda planeerida. Et riigi pensioni peale jääda, ma ei tea, suht kahtlane. Nüüd ju ikkagi jälle tahetakse muuta. Jälle jutud käivad, et ikkagi see ei toimi, mis praegu on. Et see indeksi arvutamine iga aasta, eks ju, et võiks sellele ikka mõelda ja mõelda, mis sa üldse pensionias teha tahad, kas sa tahad töötada pikemalt
kas sa tahad võib-olla üldse reisida, nüüd hakata hoopis oma hobidega või mingite huvidega tegelema, tahad elada hoopis kuskil soojal maal talvel, et sellised asjad läbi mõelda ja ikkagi kindlustada endale see kõrvale lisa, et teist sammast võib-olla ei ole enam nii mõttekas teha, aga 3. kindlasti. Et teine, kui on tehtud, siis on väga hea on ju ja sealt ikkagi mingit lisa sa saad. Just. Ja võib-olla tõesti läbi mõelda, et millal seda kasutama hakata, et tõesti et nii kaua, kui käid tööl, et võib-olla lasta olla seal, mitte puutuda, aga just, et ega seda saab ka edasi lükata, et kui sul otseselt veel vajadust ei ole, saad ka hiljem võtta ja see on ka päritav. Jaa, see on, mõlemad on päritavad, ka 3. on ju päritav, eks ju. Või siis kuhugi mujale siis enda raha, kui sa ei taha neid pensionisambaid teha, no pane siis kuhugi mujale see raha kasvama, aga mõtle sellele, vähemalt hakka mõtlema, et see oleks nagu viimane aeg veel valmistuda selleks 50+. Ma arvan, et nendele unistustele võiks taha panna ka rahasummad, et mida see endast siis kujutab täpselt see, et kas ma käin, ma ei tea, kord aastas reisil või 2 korda või siis tõesti, et tahan hoopis mujal elada või siis see, et võib-olla tänane elamine on hoopis liiga suur, et mõistlik väiksema vastu vahetada, mis see summade mõttes tähendab ja tõesti, et kui üks osa rahast on näiteks hoiusel, et tõesti, et mitte kontol hoida isegi just seda puhvri raha, just. Et panna kas siis rahakogujasse või lihtsalt hoiusele ja siis mingi muu raha, kui tõesti, ma ei tea, vahetadki oma elukohta jääb selline suurem summa üle, kas siis tõesti hoius või siis miks mitte investeerida, et kui me nüüd mõtleme seda perioodi, mis on see, ma ei tea, 30 aastat, siis see on pikk aeg. See on ikka väga pikk aeg, eks ju. Aga ja pannagi siis, ega siis sa ei pea ostma investeerimine ainult aktsiad, et väga paljud arvavadki, et see investeerimine ainult aktsiad, et inimesed ei ole kursis, et millised võimalused tegelikult veel on. Ja siis nad ütlevad, et need aktsiad ja ma ei tea ja ikka kaotavad seal ja jälle kõik, eks ju, rahad läinud ja ilma ja et inimestel ei ole seda tarkust. Just. Ja tarkusest rääkides toon siia paralleeli finantstervise uuringust, et seal joonistus välja ka vanuserühmade võrdluses just et terviseindeks, mis siis koosneb nii finantsvõimekusest kui ka teadmistest, et see on kõrgem alla 40-aastaste ja madalam siis 40+. Ehk siis seesama vanusegrupp on ju. Ja mis oli veel hästi huvitav, et kui me uurisime, et kuidas inimesed ise hindavad oma finantsteadlikkust ja see oli aastaga veidi vähenenud, et kui eelmine aasta oli 62% arvas, et neil on selline hea finantsteadlikkus, siis tänavu 58% küsitlenutest ja vanuserühmas 60+ oli hästi huvitav, et nad arvasid, et neil teadmised on väga head, aga kui me küsisime neid spetsiifilisi küsimusi, mis näitavad teadmisi, see on küll finantsalased võib-olla teadmised rohkem, siis tegelikult need näitajad on madalad. Ja just tekkiski küsimus, et kuidas selline vahe, aga ma arvan, et põhjus võib olla see, et neil on esiteks väiksemad ootused oma rahatarkusele ja teiseks ka teadmine, et ma olen juba elust läbi tulnud, mingid põhilised otsused enda arust hästi teinud ja et see ongi piisav, aga jah, et kui me räägime nüüd spetsiifiliselt, ütleme, väärtpaberite teemal, inflatsioon, intressid, võlakirjad, aktsiad, fondid, selliseid asju, et siis need on teised nii-öelda need teadmised. Ja see vanem generatsioon võib-olla teab seda hoiust. Nendel on nagu see hoius, ma tean, et hoiustamist on pigem sellel vanemal generatsioonil, aga see on ka abiks. Ta ikkagi sul ju mingid intressid, küll praegu on väga madalad, aga eks nad ühel päeval jätavad, eks. Nullis suuremad, siin vahepeal olid null. Kui ta niisama sul kodus seisab või pangakontol, eks ju, et siis ikka on vahe. Ja kui ta sul ju seal võib-olla veel 20 aastat on ja kasvab, et siis sa ju ikka saad lõpuks ju. Jah, et hoiusintressid ka on hästi seotud üleüldise inflatsiooniga ja mis majanduses ka toimub ja pankade vaheliste intressimääradega. Ja, aga ma olen nõus, et neid instrumente, mida ei tea, näiteks võlakirjad, et ma tean, et Leedus on hästi tavaline on riigi võlakirjad ja seal on aastaid juba olnud.
ehk siis ka vanem generatsioon teab nendest, aga meil ei ole nii popid nad olnud, et täna jällegi need riskid on oluliselt väiksemad kui aktsiate ja fondide puhul on ju võlakirjadel. Ja miks mitte, et tavaliselt on 10-aastased, et võib-olla pannagi mingi osa hoopis sinna, aga ja koolitustel, mida inimesed teavad ja kas nad tunnevad selle vastu üldse huvi nende erinevate investeerimise võimaluste vastu? Jaa, kus juures tunnevad. Kui ma nüüd natuke valmistusin siin tänaseks, siis ma iga koolituse lõpus on mul ka tagasiside leht. See ei ole pikk, seal on mingi 4-5 küsimust, lihtsalt ma tahan teada, mis nad arvasid koolitusest ja kas neid huvitavad veel midagi. Ja siis mul on toodud seal välja näiteks pension, pärimine, investeerimine, esikohal oli investeerimine. Et ikkagi inimesi huvitab, et nad tahavad täpsemalt teada, mis, kuidas, kuhu, et neil huvi on selle asja vastu. Ja ma olen isegi mõelnud, et äkki sügisest peaks tegema ainult siis võtmagi need instrumendid erinevad, mis siis sellele varaklassile sobivad. Võib-olla ka mingeid muid tuua võrdluseks. Ma tean, et minul näiteks endal krüptot ei ole ja ma ka sellest ei räägi. Ma küll ütlen, mis see on, aga ma pikemalt ütlen, et ma ei oska teile rääkida, sest mul kogemus puudub. Võib-olla peaks proovima mingi väikse summaga, et lihtsalt läbi teha, et ma oskaksin ka rääkida sellest. Ma olen nõus sinuga, et iga instrumendi puhul on väga hea, et kui sa sellest räägid, et sa oled ise seda proovinud, ongi kas või väikeste summadega. Küsimus on muidugi ajas on ju, et need ajajärgud on erinevad, et mis see periood on, et millise kogemuse sa saanud oled, aga jah, et väikeste summadega ja regulaarselt mõtlen investeerimise puhul ka, et saada seda kogemust, et kui ka näiteks aktsiafond liigub allapoole, et siis ostab madalama hinnaga ja ega alguses see esimene kogemus on minu meelest väga oluline, et kui sul järjest iga päevaga läheb see allapoole, mõtled, et miks ma sinna investeerin, on ju, et oleks võinud seda raha niisama hoida või ma ei tea, kuhugi lihtsalt osta midagi. Mis sinule tagasi on kajatud seoses investeerimisega? No mul on endal selline kogemus, et kui ma ju hakkasin seda rahatarkust omandama ja kui ma siis hakkasin neid esimesi samme ka tegema ja esimesi aktsiaid ostma ja esimese aktsia, ma ostsin Novatoorsi aktsia. Ma ei teadnud, et ta ei maksa üldse dividende, ma üldse ei süvenenud, aga ma tahtsin selle protsessi enda jaoks läbi teha. Muidugi ma ostsin ta kõige kallimal ajal. Ta on täiesti miinuses mul, aga las ta olla, see üks jällast ta niimoodi tiksub. Et tegelikult sa peaksid ikkagi süvenema, mida sa tahad, eks ju, kui palju, milleks sa valmis oled, milline on su see riskitase, et kui suure riski sa tahad võtta, kui palju sa oled valmis raha kaotama, et tegelikult vanemas peas ikkagi väga suuri riske ei ole väga mõtet võtta. Peaks ikkagi madalama riskiga pigem mõtlema neid instrumente, kuhu siis enda raha panna. Et ja mul endal oli, ma üldse ostsin enda aktsiat kõrgajal. Siis sealt alustasid. Ma alati enda lohutuseks ütlen ka, et mina ostsin ka 2007. Täpselt tipust on ju. Aga lihtsalt see ajahetk lõpuks mul oli mingisugune raha, mida üldse investeerida. Just. Et väga kahju, et see paar aastat varem ei olnud, oleks saanud sellest rallist, Ida-Euroopa rallist osa on ju. Aga nii on lihtsalt ja kuidagi endale ka öelda, et nii oli. Et ja jällegi see sama, siis veel oli regulaarne investeerimine ei olnud nii soodne, et ma ostsin ka ühe korraga, on ju. Mis on veel hullem, eks. Et täna on see nii mugavaks tehtud ja soodsaks, et tõesti on need Balti aktsiad, on need näiteks roburfondid, kus sa saad tõesti ost on tasuta, müük on tasuta, hoidmine on tasuta, et sa võid väikeste kas või vaid ja paari euroga proovida, on ju. Ja minul lähebki igakuiselt investeerimiskontole, kui mul on palgapäev, siis ma sealt kannan mingi summa sinna investeerimiskontole ja sealt siis ostangi neid roborfonde, et minul on põhiline see. Et just see lihtsus ja samas sa tead, on ju, mida sa ostad. Ma ise mõtlen, et on ka sõpru, kes siin on 50 ringis, nad tegelikult tahavad, et koos istume korra maha, teeme selle investeerimiskonto, mis asi see üldse on, nii, mis see deklareerimise asi üldse on, mis need instrumendid on, et ma arvan, et see koolitus on väga hea ja
minu meelest sinu puhul on hästi tore, et sa teed väikeste gruppidega ja näost näkku, et neid veebiversioone on päris palju ja erinevaid. Just. Et need on ka väga mugavad, aga jah, et näost näkku. Ja võib-olla ka kuulajatele, et kindlasti on teil oma pank pakub ka, kui te tahate rohkem selle kohta, investeerimise kohta teada saada või üldse vaadata üle oma rahaasjad, et siis võttagi see nõustamine, et täna võib-olla, kui varem kunagi oli see tunne, et lähed panka ja siis sa tuled, ma ei tea, mis lepingutega sealt ära on ju, et mina võin küll väita, et meil siin ei ole enam nii, et pigem on oluline, et inimene saaks aru, mis asjad tal on ja kui on mingi leping hoopis, mis täna enam ei teeni, et sul ongi jäänud vanast ajast, mingid kindlustuslepingud, et need on kõik mõistlik üle vaadata ja ma olen just mõelnud ka elukindlustuse peale, et mis sul see vajalik summa on, võib-olla sul on laen ammu lõppenud ja sa nii suurt summat enam ei vaja, aga võib-olla on just väga hea, et on kunagi tehtud nii-öelda need, et kui sul mingid haigused nüüd tulevad, et siis need kõik on kaetud, et võib-olla üldse mõistlik seda puutuda. Jah, et tasuks aeg-ajalt mingite aastate tagant ikkagi kõik enda lepingud, isegi teenusepakkujate lepingud üle vaadata, et meil ju kogu aeg need muutuvad, eks ju, et kas sa saad siis võib-olla seda teenust mingit paremat või kiiremat internetti selle summa eest, väga tasub. Päris hea näide oli just mu vanaema, kes on 94-aastane, lamab sisuliselt voodis ja talle tuli see telefonipaketi uuendus, et nüüd ta saab veel võimsama internetid ja asjad ja siis ma mõtlesin, et ta tahab ainult helistada ja ta ei saa isegi välja helistada, ta tahab ainult, et talle saaks sisse helistada, et jällegi automaatselt need uuenevad, sa ei pööra tähelepanu, natuke läks kallim, aga sisuliselt otsa vaadata. Ja sa saad selle eest, eks ju? Jah. Või teine näide, et ongi, et sul on kodukindlustus olemas, natuke mu ema näide, ja sulle müüakse eraldi veel mingit tehnikaseadmete kindlustust, on ju, et tegelikult see on kaetud teise kindlustusega, aga loomulikult, kui sul ei ole, siis ja sul on tihti elekter ära, on ju, siis loomulikult, aga jah, et vaadata nendel asjadel otsa. Just, et mitte nagu see päris esimene võtta, mis see pakkumine on ja võib-olla küsida ka konkurentidelt pakkumist. 3 pakkumist vähemalt. Mul oli siin elektrilepinguga sügisel, mul oli fikseeritud 3-aastane leping ja lõppes sügisel ära. Tuli pakkumine, siis kaubanduskeskuses tuli teine pakkumine, kus nad pakuvad, eks ju. Ja siis mul käis see saag edasi-tagasi vist 3 korda, üks siis loobus, ütles, et nemad rohkem alla ei saa anda. Selge, siis on valik tehtud, eks ju, et tasub võtta ja ma sain ikka päris hästi sealt hinnast alla. Jah, see tundub, et mul ei ole seal ka aega või energiat tegeleda, aga korra võtad ette, tegeled ära. Ja miks mitte, ma tean, meil kogumispäevu grupis on ka neid teemasid püstitada, et nii, olen sellises situatsioonis, on ju, mida teie kasutate, mida teie soovitate. Jah, loomulikult peab arvestama, et igal inimesel on erinevad vajadused ja võib-olla ka piirkondlikud erinevused, aga miks mitte seda kasutada? Nii, aga räägime korraks ka pensionist. Et see sama teine 3. sammas ja kui paljude inimeste käest küsida, et kas sa investeerid, sa ütled, et ei investeeri ja siis sa küsid, aga kas sul pensioni teine sammas on? Ja on küll. Siis mul on alati, et kuule, aga sa oled ju investor, on ju, et tihti inimesed ei süvene sellesse. Ma ei tea, mis sinu kogemus on koolitustel? Nii ja naa. On neid, kellel on mõlemad sambad ja on väga teadlikud. Ja siis on neid, et mis see pension nagu nii midagi siit ei ole tulemas ja mis ma siin korjan ja ja mis ma sellega siit ei saa nagu nii midagi ja et ikka peab ise vaatama, kuidas hakkama saad, aga sa ei valmistu ka samas. Aga kuidas sa siis saad hakkama, kui sul ei ole mitte midagi? Et kas sa hakkad siis, kui pensioniga käes on, siis alles vaatama, et kuidas ma nüüd siis lõpuks ära elan või mis nüüd edasi saab? Et võiks ju nagu ette mõelda natuke ja seda enam, kui sa oled juba selles vanuses 50+, 55+, et siis ei ole ju enam see aeg nii pikk sul. Et on nii ja naa, on väga teadlikke ja kõik on nagu valmis ja kõik teavad täpselt, mis ja kus ja kuidas. Neil on kõik välja arvutatud kalkulaatoritega, palju nad saama hakkavad, eks, et on väga teadlikke ja samas on, et nii ja naa. Ma olen ka enda jaoks mõtestanud, et mõni ütleb, et saan teisest sambast ainult, ma ei tea, 100 eurot. Mõtlen, et täna, kui ma see 100 eurot nii-öelda, ütleme siis tuleviku jaoks panustan, ma saan hakkama, aga
tulevikus, ütleme see 100 eurot lisaraha, kui ma praegu mõtlen vanaemale või ema peale, et see 100 eurot lisaraha, ma arvan, see on suure väärtusega, et sul on ju aeg on ju, aga sul ei ole raha tihti. Ja üks mõte veel siia juurde, et kui sa täna on sul selline regulaarne sissetulek, no siis isegi kui ta on väike, see on võimalik sealt säästa. Kui sul on lõpuks, sa oled pensionieas, sul tuleb ainult see pension on ju riiklik, ütleme, näiteks teisest sambast ka mingi summa, sul on palju raskem sealt säästa. Jaa, absoluutselt. On küll, et ma ei tea, miks inimesed nagu kardavad seda. Jällegi võõras teema. Just. Teiseks võib-olla ajakirjandus on ka seda materdanud igatipidi, et võib-olla on rohkem pööratud tähelepanu selle võib-olla negatiivsele aspektile kui positiivsele. Siis lisaks see teise samba lõhkumine, mis ka ju seda usaldusväärsust. Olen ka seda kuulnud, et paljud ikkagi kahetsevad, et nad selle hullusega kaasa läksid, et see hetk, ta ütles, et võib-olla mul oligi seda vaja, aga ta oleks saanud ka ilma. Ja et võib-olla see summa isegi oli päris juba 5-kohaline, eks ju, et see oli ikkagi päris suur kaotus see hetk, või nüüd tagantjärgi, et see, et said kätte selle, sul oli vaja, kasutasid ära, aga nüüd sul rohkem ei ole ja sa ei saa ju praegu avada ka uuesti, ma ei tea, kas tuleb nüüd see 5 aasta oma või võiks ju tulla, et saavad uuesti siis endale koguma hakata, kellel ikkagi see mõte on. Jah, võib-olla kuulajatele lihtsalt üle korrata, et kui sa lahkud teisest sambast, siis 10 aastat sa sellega liituda ei saa. Sul on võimalus 3. sambasse, aga sealt riik ei panusta, et seal on võimalik tulumaksu tagasi saada. Ja võib-olla paindlikkuse mõttes ka, et kui teises sambas sa tükihaaval välja praegu võtta ei saa, enne pensioniga, et siis 3. sambas sa võid täiesti ise otsustada, kui palju sa võtad, millal sa võtad. Küll aga võib-olla võiks meeles pidada seda, et kõike korraga ei tasu välja võtta, et kas või natuke jätta alles, et need maksustamise reeglid kehtiksid need vanad siis. Tahad sa midagi lisada siia, et kuidas sa ise enda pensioniga või kui tihti sa seda üldse vaatad või kuidas sa mõtestanud oled? Ei, minul on mõlemad sambad. Ilmselt see riiklik pension, kui ta tuleb kunagi mul, siis ilmselt ta tuleb väga väike. Sest ma ei ole olnud kunagi kõrgepalgaline, on üsna väiksed palgad olnud. Et ma ikkagi valmistan ennast ette. Et mul oleks see, ma ei peaks istuma kodus ja siis manduma seal kodus ja siis kiruma, kuidas kõik on halvasti ja riik on halb ja keegi mu eest ei hoolitse. Et see ei ole tegelikult riigi asi. Me peame ikka ise ka panustama enda ellu, et aga äkki lapsed hoiavad sind? Kunagi. Mul oli see mõttemuster muideks, et mul on 2 pensionisammast. Aga ma olen seda muutnud. Et see ei ole, sest minul on ka ema elab. Ta on 88, ta on hooldekodus. Nii et ma tean, mida tähendab ema hooldamine. Ma proovisin teda enda juures mingi aeg, et mõtlesin, et saame hakkama, et kui ta on minu juures, aga ei saanud. Kas just ajaliselt või vaimselt? Mõlemad, sest ta vajab 24/7 hoolt, ta on dementne. Ja ma ei olnud valmis selleks, sest ma oleks pidanud siis töölt ära tulema. Ma ei oleks saanud tööd teha, sest ma oleks pidanud kogu aeg temaga olema. Ta nagu seda üksinda jäämist pelgas. Ta nagu kogu aeg tahtis tähelepanu ja temaga tegelemist. Et see oleks mõeldav olnud. See on hästi raske otsus. Ja väga paljud, miks just on ka naistel see pensioniga keerulisem või ka üldse sissetulekute pool on tihti see, et naised jäävad koju hooldama oma lähedasi ja seesama, et mõnel ei ole ka seda valikut, et üldse hooldekodusse panna. Ja ongi, sa tuled töölt ära, sul on juba jällegi pensioniks koguneb veel vähem, sul ei ole võimalik sealt kõrvale panna ja ka vaimselt on see väga raske. Nii raske. See on nii raske, sa tead ju, et ta on su ema, aga ma arvan, et sa ise murdud võib-olla enne kui tema. Ja ma usungi, et see sest nii on. Ta on ikka nüüd juba 5 aastat mul seal hooldekodus, saab see aasta suvel. Et see on üsna pikk aeg, et kui ma oleks pidanud kõik see aeg ise ta kõrval olema, ma ei tea. No vot, see ongi see koht, kus on vaja enda eest või mõelda enda tulevikku ja et kas ma tahan olla hea ema ja vanam oma lastele, lastelastele. Just, et nemad vajavad ka ju mind, eks ju. Sest ema ju enam ei tea, kes mina olen.
et temal ju enam ei ole vahet, kes tema kõrval on. Yeah. Et seal enam ei ole vahet, kas olen see mina seal kõrval, on see hooldaja seal kõrval või kes seal kõrval on, et temal enam seda vahet ei ole, sest tema enam ei tea. Jah, ja kui meil on see mõtteviis, et mu lapsed on mu pensionisambad, siis mina alati mõtlen, et ma ei tea, ma mäletan, kui minul esimene laps sündis ja kõik see koduasi ja sul on rahaliselt väga-väga keeruline aeg on see minu meelest. Ja ma ei kujuta ette, kui siis peaks hakkama veel kedagi toetama, et kuidas ma üldse mõtlen, et see ongi see minu enda vastutus ja ma ei taha ka samamoodi kellelegi kaela peal seal olla, et tahaks ikkagi ise hakkama saada. Mina olen enda lastele ka öelnud, et kui näete, et asi läheb jamaks, et minu pärast ei pea keegi enda elu muutma hakkama, et tuleb panna sinna, kus on koht ja midagi pole teha, eks ju, et ma vähemalt valmistun selleks, et teil on millest maksta. Väga oluline ja ma arvan, nad on väga tänulikud ka. Millisena sina näed oma pensioni iga, kui sa lähed pensioni või kas sa plaanid üldse nii, et kuidagi võimalikult vara või vastupidi, et et kui vähegi tervis lubab, et tahaks kauem töötada? Jaa, ei, ma päris koduseks, ma arvan, et ei taha kohe jääda. Ma kindlasti tahaks olla ikkagi aktiivne pensionär. Ma tahaks ikkagi, kas ma just palgatööl käin, võib-olla siis mingi enda ettevõtluse alt midagi. Aga ma kindlasti tahaks toimetada ja teha veel, kui on tervist. Ma tahaks palju siis ringi liikuda. Ma olen mõelnud, et see kõige hullem aeg kuskil soojas üle elada. Enda vanad kondid sooja viia, eks ju, päikese kätte. Et ma tahaks ikka siuke aktiivne olla, mitte virisev ja ma tahaks ikka selline tragi ja triksis ja tragi olla. Et see on minu nägemus ja ma teen kõik selleks, et see nii läheks. Aga kui on nüüd näiteks kaaslane ka, ma ei tea, kas on elukaaslane ka. Et kuidas te omavahel neid asju räägite, et vaata, minu meelest on väga keeruline, kui ongi sina võtad selle kuidagi vastutuse ja tahad elada ja siis su kõrval on inimene, kes näiteks ei, ongi sellist tüüpi, et ma ise väga midagi ei pinguta selleks ja pärast on see, et ma tahan nüüd reisile minna, sul ei olegi seda raha minna. Elukaaslane selle investeerimise koha pealt, temal sambaid ei ole. Aga õnneks tema ei ole ka selline palgapäevast palgapäevani elaja. Et tema kogub raha, aga temal on lihtsalt pangaarvel. Kuigi ma olen nüüd natukese teda koolitanud. Nüginud, jah? Ja ta on isegi mind natuke kuulda võtnud. Vähemalt ta tegi selle digikassa või Swedbankal rahakoguja, temal on digikassa, temal SEB klient ja temal on siis see digikassa. Selle ta juba tegi. Võlakiri ostis ka, et juba natuke see sulab. Et natuke juba on nagu paremuse poole. Ja, aga see ongi vaata mõtteviisi küsimus ja nagu sa ütlesid, et ta ei ole ka selline kõik ära kulutaja. Ei, tema ei ole selline et palgapäevast palgapäevani tema üldse ei ole ja talle ei meeldi üldse sellised järelmaksud, laenud. Tema ikkagi pigem korjab enne ise ja ta siis ostab, et temal peab alati olema mingi raha tagavara, et ta ei ole kunagi niimoodi, et tema enda arved nulli või miinustesse laseks. See on see sama mõtteviisi teema, et mõlemad võiksid ka raha mõttes olla sarnase mõtlemisega, et muidu tekivadki probleemid ja tõesti ei taha sellega tegeleda. Jah, ma arvan, et juba raske oleks, kui sul oleks teine nii, et elaks, et täna on viimne päev, eks ju. Ja, aga kuidas sa innustadki siis, ütleme, oma vanuseid investeerima? No võikski mõelda sellele, et mis siis saab, kui on ühel päeval see päev, et sa enam tööl ei käia, ei saa võib-olla käia ja mõelda sellele, millist elu sa näiteks pensionieas tahad, et ikkagi mõtle sellele, et sul on ju, see keskmine on meil juba nii pikal, üle 80 ju, eks ju naistel, et sul on ju pikk elu veel ees, kui sa pensionile jääd, et mõtle sellele, et mis sa siis teed, kui sa tahad 20 aastat lihtsalt kodus istuda ja vingud, ei taha ju. Et ikka tahad ju elada, et lihtsalt nagu mõelda rohkem sellele ja et sa ei pea alustama 100 euroga või isegi 50 euroga, sa võid isegi 1 euroga alustada, et hakka proovima, hakka vaatama ja sealt juba, kui sa nagu proovid, siis sul iseenesest juba sa hakkad nagu hoopis teistmoodi mõtlema. Ma tahaks veel rohkem panna sinna raha, nii põnev on, näed, ongi juba kasvanud natuke, eks ju, muidugi tulevad neid punaseid päevi ka,
aga nendest tuleb lihtsalt üle olla, sest sul ei ole seda raha ju täna homme kohe vaja, eks. Las ta olla korraks punane. See sunnib ka õppima, vaata just, et ajul on see väga hea ja sa leiad ka uusi teemasid, mida rääkida ja võib-olla oma lastega või ka lastelastega. Meil just oli üks õpetaja, kes oli üle 80 isegi, kes on õpetanud siis oma lapsi investeerima ja kuidagi ka leidis selle, et hästi ägedad lood on need. Ja, aga millest võiks siis üldse alustada, kui inimene tahab ikkagi investeerima hakata? Aga peakski kõigepealt ennast kurssi viima, mis see on, lugema, võib-olla koolitusi, võib-olla võtta isegi keegi mentor, kes teeb selgeks. Ma olen isegi mõelnud, et nii palju, kui mina tean, või mis mina teinud olen, enda kogemust, ma võiks isegi ka üks ühele teha. Et ma olen täitsa valmis jagama enda teadmisi, et niimoodi on ju veel lihtsam, kui sa üks ühele jagad seda. Et siis ta küsibki täpselt, sa saadki lahti seletada, et kui sul on suurem seltskond, siis on nii raske, et ühte huvitab üks asi, teist võib-olla see üldse ei huvita, siis sa ei saa minna detailidesse. Aga selline üks ühele, et ma võiks täitsa vabalt ka, kui inimesed tunneks huvi ja ta ei julge võib-olla noorte poole just nimelt pöörduda, aga just tahakski, et enda vanune seletaks, et mis siis saab, kui nii palju aastaid ja et mis see kõige kasulikum siis oleks, eks ju. Et ma oleks isegi täitsa valmis seda, et jah, et ennast kurssi viia tegelikult, see on kõige esmane. Kuulata podcast'e, eks ju, lugeda raamatuid, Kristi Saare raamatud väga head, siis raharaadiod ja meil on ju tegelikult seda infot päris palju. Ja võib-olla ongi isegi infot liiga palju. Võib-olla isegi liiga palju. Ja ma tean, meil on endal videod ka, investeerimisega alustamise videod, investeerimiskooli videod, mida vaadata, aga need on väga head videod. Mina nende järgi alustasin, kus juures niimoodi panin video kinni, tegin selle sammu ära, täpselt nii ma avasin investeerimiskonto, väärtpaberikonto, täpselt selle Swedbanka nende videode järgi. Väga hea positiivne tagasiside ka. Aga ja kindlasti eesmärgid ka, miks sa seda teed, minu arust siis on ka palju lihtsam. Jah, see, et kas ma nüüd täna kulutan selle raha ära või jätan järele, mõtlengi, see on minu eesmärk, kas või miks mitte välja printida, joonistada, kirja panna. Ja visioonitahvlid endale, eks ju. Mul on ekraanid täis, mul on seinad täis, mul on igal pool visioonitahvlid, mis mind ees ootab. Ja mille nimel. Jah, et pane kas või rahakotti, et nagu lahti teed, okei, paned kinni tagasi. Ja, et kindlasti see ka innustab palju rohkem, kui sa tead, miks sa seda teed. Et kui see eesmärk puudub, et miks ma peaks siis selle raha üldse sinna panna, miks me või siis praegu ära kulutada, eks ju. Ja kui sul on eesmärk, miks sa seda teed, siis on ka, see innustab ka ikkagi. Ja järjepidevus ja distsipliin. Ja see ka. Jah, ja ongi, et võib-olla paned järjepidevalt raha kõrvale ja ongi mingi ekstreemne hetk, eks siis võtad, aga sul on kust võtta. Just, ja sul on ikkagi mingi tagavara, eks ju, see ju ei tähenda, et kui sa nüüd selle raha kuhugi paned, et nüüd enne pensioniga sa sealt mitte mingil juhul puutuda ei tohi, muidugi tohid. Ja kui sul vaja on, siis peabki, aga sa ei pea võtma kuskilt laenu kellegi käest või pangalt või kust iganes, eks ju, või mingit kiirlaenu veel seda enam. Jah, ja sul on see säästmise harjumus ka, ma arvan, et see ongi see, mida meie näinud oleme, et sul võib olla väike sisse, aga kui sul on see harjumus sees, et samas on, ma ei tea, 5000, 6000 sissetulekud ja neil ei ole seda säästmisharjumust ja nad ei saagi hakkama. Nad ei tule välja lihtsalt selle rahaga. Ja selle mentori teema, et ma olen ka just mõelnud, et kõige paremad need nõustamised on üks ühele. Et nendest on Eestis puudus, et me kõik tahaks, et keegi just minu asjaga tegeleb, võtab arvesse neid minu aspekte, minu tausta, minu soove. Et ma olen ka mõelnud, et see oleks selline, et jah, ütleme, sa saad ka teatud nõustamist saada, aga see, kes kuidagi kogeks sind natuke nügib ja... Jah, et võib-olla ta aitabki sind, et mitte, et ei olegi see ühekordne, vaid see ongi, et kõigepealt vaatame üle, mis, kus, kuidas ja siis hakkame niimoodi vaikselt, kas või siis iga kuu näiteks, et mis sa siis eelmine kuu ära tegid, räägi, eks ju, milline oli see tulemus, eks ju, ja mis sa sealt nägid või mis sa sealt õppisid, et niimoodi võib-olla isegi pool aastat, et nii kaua, kui tal see harjumus käes on ja ta saab aru, mis ta teeb, mis on selle tulemus, eks ju, et tal on see eduelamus tekib. Et see oleks võib-olla vajalik. Ja need mastermind grupid ka, et kui me need kogumispäev, kus ka 2 gruppi tegime,
et isegi kui sul seal 10 inimest on grupis, see on jälle see, et saame üle nädala kokku ja arutame ja see ka, et sa kuuled, et tema ka veel ei ole või temal on ka need hirmud ja miks mitte on, ma ei tea, siis sõbrannadega või jah, ma arvan, miks mitte sõbrannadega ka leppida kokku, et saamegi, ma ei tea, 2 nädala tagant kokku ja räägime ausalt nendest teemadest, ega see on ka ju tabuteema. Ja ka tunnistada endale, et kuule, näed, nüüd jälle ostsin selle asja või parandasin hambad ära, et korjasin küll, aga nüüd läks hammaste parandada. See on ka oluline, see on tervis ju tegelikult. Just, ja jällegi nügida teineteist, et näiteks need samad hambad, et kuule, et see ju mõjutab sinu kogu tervist, et see on see koht, kus võtta seda raha võib-olla kasutusele, et vahel me kuidagi ise jääme ka oma mõtetesse kinni. Jah, võib-olla nagu liiga raamidesse, eks ju, et ongi see, et ma ikka ei võta, ma loobun sellest, on ju, et elama peab ka, sellepärast ei pea elu seisma jääma. Elama peab ka, eks ju, nautima peab ka muidugi ja peab kohvikus käima, kõike peab tegema, kontserdil käima, teatris käima, et kõige jaoks peab nagu jätkuma. Et sa ei pea panema nüüd kõike, mis sul jääb söögist ja igapäeva elust üle on, et nüüd kõik säästu peale, et ei, et ikka ela ka. Ja võib-olla joonistamagi selle kaardi, et kus on need erinevad vajadused ja miks mitte, kas või 3 kontot, üks ongi kohvikukonto, üks on reisikonto, 3 on tervisekonto ja siis kannad neid sinna kas või 10 euro kaupa sinna igale konto. Et midagi ikka koguneb sul. Jaa, aga räägime veel pärimisest, et see Louis 15 siis ütles, et pärast mind tulgu või veeuputus ja ma tean, et väga paljud inimesed ka nii mõtlevad, aga miks on oluline pärimise peale mõelda? No esiteks annab meelerahu nii sulle endale kui ka sinu lähedastele tegelikult ja minu arust veel eriti, kui on keerulised suhted peres. Ja kui sa ikkagi ei taha, et see sinu vara jagatakse seaduse järgselt, kus on võib-olla sellised isikud sees, kellele sa ei soovi oma vara jätta või võib-olla sa ei suhtlegi temaga juba aastakümneid, et siis ikkagi tasuks mõelda sellele. Üldse võiks inimesed mõelda, et kelle pärijad nad ise on ja kes on nende pärijad, et kas nad ka seda teavad, eks ju, et kelle pärinad nemad on, et kust nende pärand näiteks ühel päeval võib tulla. Et sellistel puhkudel ja muidugi ta on selline ajakokkuhoid ka, kui sul on testament tehtud, sul polegi siis midagi seal jagada, eks ju, et läheb testamendi järgselt, et kui sul on seadusjärgne pärimine, siis seal ühe ringi, siis kui sealt keegi puudu, siis pärib juba kuskilt teisest ringist või ühesõnaga see on selline ajamahukam ka kindlasti see pärimise protsess ise ja ilmselt ka kulukam. Ja ma tean, et paljud on ikkagi ju tülli läinud ka selle pärimiste pärast ja mis on hästi huvitav, et nagu sa ütled, et suhted on sassis, ei ole aastaid suheldud, aga ootus on ikka, et ma saan pärandi sealt, on ju. Ja siis on kohe kohal kõik. Ja ma arvan, et see on hea ka läbi rääkida nende inimestega, et kuule, ma nüüd tegin sellise asja, et sa ei ole seal pärimisringis näiteks, on ju, et anda ka teada ootuste mõtles. Jah, võib-olla pärast seda see inimene ei räägi sinuga, mis on muidugi täiesti absurdne, aga neid lugusid, et ma ju käisin seal kogu aeg hooldamas ja nüüd ma ei saanudki midagi või mõtta. Inimestel on nagu need eeldused ja ootused, et nüüd sa teedki nagu seda selle pärast, et midagi saada. Et sa ei saa ju, lepi siis enne kokku, okei. See on ka okei, just. Ja. Et ma hooldan sind, ma võtan endale selle kohustuse, aga siis ma soovin, et sa jätaksid mulle selle, eks ju. Mis ongi väga aus, sest mina ju tõesti, sa võid mõelda, kuhu ma seda aega. Just, ja võib-olla raha ka, ma pean sõitma võib-olla su juurde või mis iganes, eks ju. Ja hästi kurvad on need lood, kus siis kuidagi viimasel hetkel see mängitakse ümber ja see inimene panustaski, see on jällegi mingid kirjalikud lepingud, juriidilised lepingud, ma arvan. Läbi testamendi. Läbi testamendi, ma arvan, see on kõige mõistlikum. Käime äkki üle korra need testamendi variandid ka ja. No on üldine testament, kus sa saad siis, eks ju, jagada, kus sa siis ise ainuisikuliselt otsustad, kellele, kui palju, mida. Ja mida sa saad siis ju muuta igal ajal, saad tühistada, et sellega sa saad üksi siis toimetada, et muidugi on ka pärimisleping, aga see on juba kahepoolne. Et seal peavad mõlemad olema nõus või siis kõik osapooled nõus olema sellega ja seal ei saa ka üksi tühistada. Sa ei saa seda muuta üksi,
et siis peab ka see teine pool nõus olema, et kui sa mingit muudatust saad teha või tühistada või et see on natuke keerulisem. Siis on abikaasade vastastikune testament, mis on ka minu arust väga selline, mida abikaasad võiksid kõik teha, mis kaitseb seda abikaasat, kes elab kauem, et ei tule kedagi kolmandat isikut jagama tema näiteks kodu, eriti kui võib-olla on abikaasadel olnud ka eelnevad elud või ühel abikaasal ja nüüd ta sureb ja läheb see seadusjärgne pärimine, siis ka tulevad ju need eelmisest elust lapsed sinna ja võib-olla siis see ellu jäänud abikaasa peab üldse enda kodu maha müüma, et kõikidele seda pärandit jagada, eks ju. No või veel hullem, ei olegi näiteks ära lahutanud eelmisest kaaslasest, et siis sa istub sulle see eksnaine veel sul juba ühes toas. See on juba nagu siuke ekstreemsus, eks ju. Et see abikaasade vastastikune testament ikkagi väga hästi kaitseb ja see on ka väga lihtne. Mul on täitsa elust enesest näide, mul enda tutvuse ringkonnas oli tehtud see abikaasade vastastikune testament ja kes nüüd see abikaasa elus on, ta ütles, et see oli nii lihtne. Sa läksid notari juurde, sa andsid ainult ühe allkirja ja kõik oli sinu nimel põhimõtteliselt. Sa ei pidanud kuskil käima, sa ei pidanud midagi tõestama, sa ei pidanud midagi ootama mingeid, äkki keegi kuskilt pärija ilmub välja, eks ju. Et ta ütles, et see oli nii lihtne, et sul jäi ära see asja ajamine kõik. Et sa läksidki ühte kohta, andsid ühe allkirja ja kõik oli sinu nimele tehtud. Jah, ja neid testamente on mõistlik teha notariaalsed, jällegi nad ei ole väga kallid, see riigilõiv tuleb tasuda. Kui on nüüd siis keerulisemad juhtumid ja sul on rohkem vara, siis on mõistlik võtta konsultatsioon enne. Ja kindlasti. Et see sõnastus saaks. Ja õige saaks. Jah, nii nagu sa tegelikult mõtled. Ja. Sõnastuse pool, jah. Ja nüüd, kui on abikaasade vastastikune leping, et me mõtleme, testament, jah, et kas siis, kui ütleme, ma ei tea, sul lapse kaaslane ära, aga tema lapsed, kuidas nemad üldse sinna suhtestuvad siis, kui teil on vastastikune leping? Siis teetegi vastastikuse lepingu, et see, et jääb nagu kogu vara jääb abikaasale. Seal on mingid eritingimused, tean, et saad teha ka niimoodi, et saad määrata ka selle, kes pärib selle vara, kui sureb ka teine abikaasa. Saad selle juba paika panna. Jah, et kui näiteks üks sureb on ju, siis jääb kõik vara selle teisele abikaasale ja nüüd kui see teine sureb, siis näiteks jääb meie lastele, eks ju, või lapsele. Et paned ka selle juba kirja, et siis ei saa ka tulla kuskilt neid kolmandaid isikuid. Seal on need eritingimusi on nagu ka sees, aga et oluline on see, et ta kaitseks nagu seda abikaasat, et tõesti sa oled võib-olla eluaeg selle oma kodu üles ehitanud, eks ju, ja nüüd sa pead võib-olla üldse välja kolima, et sa saaksid ikkagi oma elupäevade lõpuni oma kodus elada, et minu arust see on kõige olulisem. Jah, ja seal saab jällegi erisusi tuua, tõesti, et see kodu jääb abikaasal, aga see asi jääb lapsele. Ja sa saad kõik ära määrata, eks ju seal. Ja see on ka selline aus asi, mis omavahel minu mõelest läbi. Ja, absoluutselt. Üks asi veel, et kui nüüd keegi surebki ära, ma just mõtlesin, et antakse ametlikest teadannetest teada, eks ju. Ma ei tea, kes seda küll loeb. Ma ei tea, see on nii huvitav. Et aga kui siis tuleb sulle teavitus, on ju, et sa oled pärija, kui kaua on võimalik siis sellest loobuda? 3 kuud ja see tuleb notariaalselt teha see avaldus. Jah, ja kui seal ongi need eritingimused, et kui sa saad, ma ei tea, oled kuskil eemal ja saad hiljem seda teada või hiljem avastatakse, et sa oled ka ja just pärija, et siis on uuesti see 3 kuud, on ju. Eks see on juba keerulisem. Jah, seal on nagu igal pool, eks ju, mingid teatud tingimused, aga selline üldine, eks ju, on ikkagi see 3 kuud. Ja siis on ma tean, et selle loobumisega ju nüüd on ka, et sul on võimalus loobuda, kui sa arvad, et vara on vähem kui kohustusi, et kui sa pead hakkama ise enda vara arvelt siis maksma võib-olla selle pärandaja võlgasid, siis see võib minna ju see ring nii kaugele, et see võib minna selliste sugulaseni, kes ei teagi, et selline sugulane üldse on. Et mul on isegi ühel koolitusel tulnud selline näide, et tuli pärand teadnudki, et nad sugulased on. Ja ta ütles, et aga see on ju ohumärk, eks ju.
et kui sul tuleb nii kaugelt kuskilt mingi pärand, no see ei saa hea näitaja olla, et siis miks siis teised keegi ei ole seda vastu võtnud, järelikult seal peab midagi jama olema, et see tasuks ka nagu, mitte see, et jess, mul tuli kuskilt mingi pärand on ju, et tasuks ikkagi hästi nagu süveneda sellesse, et miks see sinuni jõudis, kui see on juba kuskilt väga kauge ringiga. Või on tegemist pettusega, on ju, kus sa oled võitnud mitusada tuhat eurot. Ja siis võib-olla, kui ongi need laenud või kohustused oluliselt suuremad, on mõistlik teha üldse pankrotiavaldus. Just, teha see inventuur, lasta teha ja siis kuulutada välja see pärandvara pankrot. Jah, sest muidu ongi järgmine ja järgmine. Sest tegelikult saavad ju sinu lapsed, eks ju, mingi aeg ja siis need loodud ja kõik ju maksavad seda notaritasu, et see on siuke nagu mõttetu surnud ring. Jah, et pigem võtta see vastutus. Jah, tee ära ja on sellega lõpp. Kas teatud juhtudel on mõistlik ka midagi hoopis kinkida, mitte pärandada või et kas on mingid juhud, kus sa oled kuidagi ise jõudnud sinna või mõelnud, et kuule, et seda oleks mõistlik hoopis nii teha? No otseselt ei ole, aga võib-olla, ma ei tea, seda kinnisasja, see on selline väga kahtlane, eks ju, et nende kinkelepingutega ju on siin näha, kuidas need inimesed välja tõstetakse lõpuks või tehakse see elu selliseks, et sa ise pead sealt ära minema. No võib-olla näiteks auto, kui ma enam ise ei kasuta, mul ei ole mõtet panna seda testamenti ja see auto roostetab mul kuskil õues, eks ju, ja ootab, millal siis nüüd keegi kätte saab selle, kui mina ükskord ära suren. Võib-olla ma siis, kui ma ise enam ei kasuta, ma ei taha enam sõita, ma siis kingin ta siis oma, ma ei tea, lapselapsele või kellelegi, et las ta siis kärutab ringi, et võib-olla sellised asjad. Aga see, kus sa pead võib-olla ikkagi oma kodust loobuma, need nagu ei ole okeid, et kinnisvaraga peab ikka väga ettevaatlik olema. Sul võivad olla nii head suhted, aga on ikka mõttekoht. Jah, mõtlesin ka väärtpaberite peale, et seal on jällegi, kui sa oletame laps oled, pärandiga saad, siis vanemate ema, isa, ükskõik kumba väärtpaberid, siis on soetusväärtus 0. Ja kui siis kuidagi võib-olla on väga ammu ostetud ja see soetusväärtus on madal või ütleme, tahad seda soetusväärtust alles hoida, et siis on võimalik teha ka näiteks enne surma vastastikused vastaspoolega tehingud, aga siis peaks liikuma ka see raha on ju, ehk siis, et sealt saaks ära fikseerida selle soetushinna. Okay. Aga muidu on kogu selle summa pealt ikkagi tulumaks. Variant on ka see, et oletame, et su vanem jääbki nõrgaks, kehvemaks, näedki, et ega siit pikka pidu pole on ju, et siis on variant ka maha müüa enne. Ja siis saab võtta arvesse seda soetusväärtumust ehk raha pärida on alati lihtsam kui väärtpabereid on ju. Aga see on jälle selline arutelu teema on ju, et kuidas ka sa tahad näiteks edasi anda neid väärtpabereid. Ja võib-olla sa tahad ka jätta just nimelt need väärtpaberid, just, et selle portfelli nagu edasi anda. Ja. Et siis on ju jälle see testamendi teema, eks ju, et siis sa saad või siis teed mingi pärimislepingu selle ühe inimesega, kellele sa konkreetselt tahad selle äkki jätta, et siis sellega sõlmid siis konkreetselt selle pärimislepingu, et see variant on ka, et see üks kindel asi nagu läheb ühele kindlale inimesele. Neid pärimise nüanssi on päris palju ja kõik need, kui välismaal ja lapsed ja kes ja mis need ringid on, et tõesti tasub endale selgeks teha või koos arutada ka, et mis juhtub, kui sina ära sured on ju. Ja ka tihti me ju ei tea ka, et kuidas see pärimise protsess välja näeb või et tõesti, et keskel, mis need erinevad ringid on ja mis see seadusjärgne pärimine on. Et võib-olla on korra võttagi sellist konsultatsiooni, 1 tund ja sa saad pildi ette. Ja et siis hakata mõtlema, et mis ma siis tahaks. Et kas see sobib mulle on ju, näiteks see seadusjärgne. Isegi lähedase puhul, et võib-olla sa ei mõtlegi enda, aga sul on ju, kui sul näiteks on vanemad, et kui nendega midagi juhtub, et kes siis on pärijad, eks ju, et kas või seegi läbi mõelda. Et tead ju ka, kuidas siis võib-olla vanematega rääkida või võib-olla ongi seal, ma ei tea, lapsi rohkem ja võib-olla see ühe lapsega üldse ei suhelda, eks ju, aga läheb kõik seaduse järgselt, et isegi, et võib-olla ka aidata näiteks enda vanemaid, et ka see. Et aga jah, kõigepealt peaks muidugi ennast kurssi viima siis, et kuidas need asjad käivad.
Neid teemasid on seal nii palju ja just mõtlema seesama kinnisvara, ütleme, et vanem on juba sul hooldekodus, aga ikkagi hoiad tema seda korterit alles, et kuidas ma müün, ta on ju alles elus, on ju, aga võib-olla on just mõistlik müüa, et tema, või enne ta on kodu olnud, on ju, kui ta seal veel elab, et läheb ära nii-öelda sinna hooldekodusse, sa saad aru, et ta mitte kunagi ei tule tagasi ja sa ise ka kunagi ei taha sinna minna ja ei taha ka välja üürida. Võib-olla on see hetk, kus siis võtta see otsus vastu ja ära müüa, saab ta nii-öelda koduna veel müüa ja sa ei pea tulumaksu sealt pealt maksma. Et, meil oli aasta seisis. Ja võt. Siis ma sain aru, et ikka sa loodad, äkki läheb paremaks, äkki käib ühel päeva see plõks, et sa ei ole nagu valmis, et nüüd läheb hooldekodusse ja nüüd, eks ju, kohe kõik. Et sa ikkagi ootad mingi aeg, aga kui sa näed, et see iga päevaga nagu halveneb ja halveneb, et siis sul ei ole mõtet lihtsalt maksta seda. See on kulu lihtsalt. Jaa, see on ju sul kulu, sest aasta aega ma maksin ja lõpuks meil olid seal veeuputused ja lõpuks oli sellega jama nii palju, et ja mul oli ta kaugel ka veel, ma ise elan Haapsalus, see oli Kohtla-Järvel, siis ma mingi aeg sõitsin iga kuuste vahet, kui oli see korteri, see uputus oli ja siis oli remont ja siis see kindlustusega ajamine, asja ajamine, ühesõnaga see läks täitsa jamaks juba kätte ära meile. Ja väga hea, sa ütled, et kindlustus, aga võib-olla ei olegi. Pärast avastada, et ütleme, ema isa ei olegi kindlustust teinud ja siis see kulu on jälle hoopis teine. Meil ei olnudki, aga oli naabril, kes uputas. Õnneks. Tänatud tõesti. Ja, õnneks. Kas sa tahad midagi veel lisada, et kui sa mõtled nende koolituste peale või tõesti selle tagasiside peale, mis sa oled saanud või ka enda kogemuse peale, et mida sa tahaks veel kuulajale öelda? Ma ikkagi julgustan kuulajaid tulema, et see ei ole üldse nii õudne see rahateema, et kuidagi on tabu just vanematel inimestel, see on ikkagi kuidagi, noored räägivad rohkem ja on rohkem avatud rahateemadel, aga vanemad nagu kuidagi kardavad või nad ei julge, et rääkige, see ei ole ju midagi, ega sa ei pea ju rääkima numbritest. Keegi ju ei taha teada, kui palju sa teenid või kui palju sa kõrvale paned. Me räägime ju üldist juttu, et mida, kuidas, kuhu. Et ma ikkagi väga julgustan enda rahaasjade peale mõtlema, enda tulevikku rohkem kindlustama, võtma neid koolitusi, mitte minu omasid ainult, vaid üleüldse nagu rohkem süveneda, lugeda võib-olla kirjandust, et viia üldse kurssi ennast nende asjadega rohkem. Et ei ole väga rahateadlikud või rahatargad siis vanem generatsioon. Mõtlen, et isegi erinevates ajakirjades on seda rubriike. Jaa, praegu on tegelikult päris palju ikkagi seda rahateema juttu. Ma isegi kodu ja aeda kirjutan kord kuus tavaliselt artikli, et võib-olla mingeid nüansse sinna sisse tuua, et ka harida või panna ka mõtlema nendele teemadele. Jaa, et võiks rohkem mõelda sellele, et mitte elada nagu hetkes, vaid ikkagi mõelda natuke tulevikule ka. Ja mulle tundub, et jätta maha see vale häbi, et ma olen nii vanaks nüüd elanud ja kuidas ma ikka seda asja veel ei tea, et kuidagi on paha tunnistada. Ja üldse on nagu see investeerimisega alustamise tunne on ka, et ma olen juba liiga vana, et päris paljud on see, mis mina enam, eks ju, varsti pensionär ja kuhu ma siin enam investeerin. Varsti, sul on veel aega. Ja ega siis, kui sa pensionär on, ega siis sellepärast elu läbi ei ole. Minust võib-olla sellise elu hakkab alla. Ma usun ka. On ju, et siis sa eladki endale ja teed, mis tahad ja siis eladki nii, nagu sulle meeldib ja naudid oma elu. Aga suur aitäh sulle, Tiina, et võib-olla ma omapoolse mõttena lisan, et ei ole nagu hilja hakata siis oma rahaasju korrastama ja ka alustada investeerimisega, et ja see parim hetk on täna. Just. Et jälle lükata tulevikku, sest seda head hetke ei tulegi, kui sa seda täna ei tee. Jaa, absoluutselt. Ja pannagi see esimene samm ja miks mitte, kui teil tekkis nüüd küsimusi, mõtteid, kogumispäeviku grupis näiteks mingi teema algatada. Ja sinna alla siis saavad erinevad teised liikmed siis oma mõtteid jagada. Ja ma ootan väga arutelusid. Sa võid ise ka, Tiina, alustada, pakkuda välja või jagadagi siis võib-olla mingit enda mõtet, et inspireerida teisi. Aga aitäh! Ja aitäh ka kuulajatele ja kohtume juba siis 2 nädala pärast. Kogumispäev.